Täna tahan teile rääkida kuulekustreeningust, sotsiaalsest jalutamisest ja miks me teeme ühte ja teist ei tee. Ehk siis, miks me ei tee kuulekustreeningut. Või teeme seda ainult juhul, kui selleks on eraldi soov, et tahetakse õpetada selleks istu, lama, seisa. Kui te teate mõnda probleemset koera, või on teil endal selline koer, kes on probleemne, ärritub, augub, rebib rihmast, siis kindlasti on need olukorrad kõik teile tuttavad. Need samad, kus koer lihtsalt ei kuula, isegi kui te olete talle õpetanud seda siia tulekut ja kõrval käimist või seda lama ja istu ja seisa varianti. Ja te võite neid käske öelda ükskõik mis järjekorras, ükskõik mis pidi, ükskõik mis häälega, ja koer ei kuula. See on nii tavaline olukord. Kuid ometi ei pea see nii olema. Selle kõik saab kontrolli alla. Koer võtab neid käske kuulda ilma igasuguse probleemita, kui me oleme teda natukene treeninud. Ja mitte neid käske täitma, vaid olema rahulik, mitte ärrituma. Väga lihtne viis koera elu parandada, tõsta tema elu kvaliteeti, ka teie enda elu kvaliteeti, nii, et olukorrad, mis varem olid probleemsed, muutuvad rahulikuks. Ei ole aia taga enam aukumist, teiste koertadega kohtudes ei ole enam meeletut rihma rebimist, ei ole mis iganes muudes olukordades hullupööra rapsimist seal rihma küljes. Kõik sellised olukorrad kaovad minevikku. Ja üsna pea te tegelikult ei mäleta, et koer üldse nii tegigi. Või õigemini tuleb teil meelde mõnes halvas unenäos, kuidas teie koer varem käitus. Jah, loomulikult on see töö ja treening, aga kui te seda teete, siis see tegelikult on kogu eluks. Ja kas siis seejärel teie koer istub, lamab, seisab, käib kõrval või teeb midagi muud. See ei ole enam tähtis, sest te ei pea seda koerale ütlema, kui te ei taha. Koer on lihtsalt normaalne koer. Ja see on see kõige parem asi selle asja juures. Enamasti inimesed tulevad ja küsivad, kas te kuulekustreeningut ei teegi? Kas ma koerale ei saagi õpetada selgeks istu, lama, seisa? Selle peale vastan, et ikka saab selle selleks õpetada. Aga mis on teie koera jaoks olulisem? Kas see, kui ta oskab lihtsalt istuda ja lamada, või see, et ta suudab jalutades tulla toime olukordadega, teiste koertega, inimestega, mingite muude asjadega, mis seda näiteks ärritavad, kas ta siis kardab, vastupidi läheb närvi, hakkab haukuma ja nii edasi, et kõik need keerulised olukorrad, mis enamasti on probleemiks, siis ühtegi neist ei lahenda koera istuma ega lamama õpetamisega. Mitte ainustki. Ja seetõttu on väga vajalik õpetada koertele rahunemist ja nii, et omanik ei pea sekkuma. Ehk siis koer suudab selle olukorraga iseseisvalt toime tulla, kui ta on piisavalt meie treeningutel käinud. Ja väga lihtne näide. Jalutan mina oma koeraga ja tuleb teine koer omanikuga vastu. Ja mis juhtub? Kui teine koer võib ärrituda, siis omanik rabab ta enda juurde rihmast, käsib teda siia, kõrval või muud sellist käsku. Ja koer tegelikult ei täida seda, ta ikkagi rebib rihmast, tihtipeale rabeleb seal otsas. Kas see tähendab seda, et koerale pole õpetatud selgeks seda kõrvalkäsku või tähendab see hoopiski seda, et koer ei suuda rahuneda, ta ärritub ja seetõttu ei täida käsku? Pigem tähendab see viimast. Sest enamik inimesi ütleb, et kodus teeb ta seda käsku väga hästi. Ta tuleb siia, lamab, istub, käib kõrval, aga ainult kodus. Ja see on sellepärast, et kodu on rahulik keskkond, seal puuduvad kõrvalised ärritajad. Niipea kui koer läheb ärritavusse keskkonda, mis teda erutab kuidagi mingil viisil, niipea on probleem. Ja selle olukorraga tegelemegi meie tegelikult. Ehk siis õpetame koerale igas olukorras rahunemist. Nii, et teda ei pea käskima. Ja see on
väga meeldiv ja mugav viis koeraga jalutada terve elu. See saab talle selgeks, kuid kui te olete õpetanud koera selliseks rahunemise, saate talle õpetada ka muid käske juurde. Kas või seda sama kõrvale tulemist, siia tulemist, kõike seda. Aga nüüd koer täidab neid ka keerulisemates olukordades. Sest enamasti koer mõtleb niimoodi. Aga kui ma näen teist koera, siis ma seda käsku küll ei täida, sest siis ma pean kindlasti sinna minema, kus see teine koer on. Aga meie õpetamegi seda, et koer ei läheks teise koera juurde, vaid tuleks teie juurde. Ja see on omanikule üks väga ja väga hea, lihtne, meeldiv viis koeraga jalutada ja tulla selle olukorraga toime, mis tekib kohtumisel teiste koertega, mis tekib mingitel muudel olukordadel, kus koer ärritub ja mitte midagi ei kuula. Jah, see võtab aega, aga kõik, kes tulevad tegelikult meie treeningule, siis isegi pärast esimest korda koer muutub. See esialgne muutus tegelikult on väga kiire ja uskumatu paljude omanike jaoks, kes tulevad koeraga treeningule. Ja selle üle tegelikult mul on siiralt hea meel. Et me saame anda tegelikult koertele ja nende omanikele abi paari tunni jooksul. Paari treening korraga. Sealt edasi võtab see harjutamine, treenimine küll rohkem aega, aga lihtsalt iga nädalaselt natukene harjutades muutub vaikselt, aga kindlalt ja nagu imeväel koer hoopis teiseks. Ja kõik, ma siiralt loodan, et kõik, kes on seda proovinud natukenegi rohkem kui paar korda, siis on seda tulemust oma koera peal näinud. Väike video panen üles, mis asi on sotsiaalne jalutamine, mis on väga oluline osa sellest treeningust ja tegelikult piisab, kui te teete ainult sotsiaalset jalutamist. Sellest tegelikult piisab teie koera jaoks, et ta oleks nii-öelda sõnakuulelik, ilma et te teeksite kuulekustreedikut. Kõlab imelikult, aga nii see on. Võite järgi proovida. Kõike head. Järgmise videoni.